sai siis ka oma raudruunale paigaldatud eelsoojendussüsteem. Mitte küll selline, mis seal ongi eelsoojendaks, aga mootori. Aga lasin teha seda veidi teistmoodi, et kui reeglina pannakse see nii-öelda pistikuauk kuskile ette, sinna radika juurde ja nii edasi. Minul on ta pandud siis hoopis salongi sisse. Ja mille pärast? Sellepärast, et ma kasutan akujaamasid. Kuna Montec on siin nüüd see ainukene akujaam, mis nii-öelda tootja ütleb, toimib ka väljas -20 kraadi juures, mis meil täna hommikul ka oli, hetkel on veidike soojem, aga siin ta siis praegu hetkel töötab, võtab 558, 559 vatti. Nii et kui siin kõik need hommikud, mis on siin temperatuur olnud 20 ja külmem, -kraadi Celsiuse järgi, siis olen ennem autoga sõitma minemist kuskil niimoodi 10-15 minutiks. Sellest täiesti piisab. Ütleme, et teeme nii, et lepime kokku kindluse mõttes, et 15 minutit hoian siis seda akujaama ja eelsoojendust töös. Ja siis edasi. Ei ole mitte mingi probleem see masina käima minemine. Et üsna sükene tänuväärt asi. Ja just mulle meeldibki see lahendus, et see juhe, eelsoojendi juhe, just tuleb autosalongi see pistik, mitte ei ole kuskil väljas. Et akujaam on nagunii alati kaasas, kui kuskile liigun ja on hea kohe mugav võtta ja kasutada. Samas ma saan akujaama pealt ka autos sees olles mis iganes muid asju ka laadida. Nii et ma võiks näiteks telefoni laadida ka sigaretisüütaja kaudu, aga sealt tuleb niivõrd palju vähe, kui mul on akujaam autos, siis sealt ma saan vajadusel võtta USB-C juhtmega 100 vatti korraga välja. Nii et kiirust, et see ei ole üldse mitte pahane, et mis iganes seadmed, lampe ja asju laadida, aga pigem eelistan laadida neid akujaama pealt autos, mitte auto enda aku pealt. Aga ühesõnaga siis siuke lahendus, et Montec akujaam autosse, vaja saab seda alati kuhu iganes tuppa viia ja juhtmepistik on seal kuskil all. Võt nii. Ja Monteci akujaamad, kes tahab, leiate siis Maailma Lõpuklubi e-poest ja Energiakaubamaja e-poest.